On sügisene juurseller meil eelroaks ja veiseliha tartari. Me pakume meie kõige suuremad hitid. Meil on meie kalamosaiik, mis sisaldab 3 erinevat kalad. Meil on järveotsa vutt ja tuleb ka sidrunist tehtud tart. Tõepoolest nii palju erinevaid asju on, mida saab proovida selle restoranide nädalal ja muidugi ma ei lase endalt seda võimalust käest ja proovin ka siit midagi üllatavat, sest et silti küljes ei ole, vaatame, mis see siis üldse on. Pasteed, soolane ja magus segamini, maitseelamusi saab siit igatahes. Restoranide nädala traditsioon on kestnud nüüdseks juba 15 aastat. Esimesel korral osales 25 restorani, tänaseks on see arv kasvanud 94-ni. Kui me räägime korralduslikust ja tehnilisest poolest, siis meil on hästi suurelt on kasvanud tarbija mugavus. Ehk siis kõik broneerimine jääb online'is. Kui meil esimesed restorani nädalad käis broneerimine üle telefoni ja meil oli kõnekeskus, kes siis kõike seda haldas ja tõesti nad tulid toime, aga see oli massiivne koormus. Aga siis seoses IT ja kõige muude võimaluste arengutega on siis tarbija jaoks ehk külastaja jaoks kõik see oluliselt mugavaks läinud ja täna sööma tulla on 2 minuti küsimus. See restoranide nädal on nii palavalt armastatud, et esimesed 1000 kohta müüdi välja 10 minutiga. Tänaseks on restoranidesse kohad broneerinud juba üle 15 000 inimese. Siin saab degusteerida erinevaid asju. Tahaksin siit ka midagi võtta, aga mis siis toimub? Teil taldrikud täiesti tühjad. Aga see on rõõm näha. Kui ausalt, ma arvan, meil on natukene vähem kui teistel oli, aga toit räägib ise ennast. Mis siin siis oli? Meil oli 3 erinevaid snäkke. Üks oli scallop, siis teine oli salmon, lõhe ja siis fish salad. Sain aru, et siit saab midagi magusat, tatlõuna, ahjuõun, soola, karamell. Siin on kõik sees, mis ühes heas tänapäeval moes olevas asjas olema peaks. Ja oblikas on ka veel peale pandud. Kas see on nüüd värskelt põllult siis veel toodud? Mitte päris põllult, aga värske on ta kindlasti. Värske on ta kindlasti. No praegu ei ole oblika aeg enam päris. Kitsas on selle ajaga. Kasvuhoonest tuleb. Kasvuhoonest, aga vähemalt kasvuhoonest ja nüüd otse minu suhu. Mina leidsin igatahes järgmise asja prantsuse maiustuste ja küpsetiste armastajana kanelle. Ma tean, kas selle eest vastutab ka. Teie vastutate nende maitsvate õrgutiste eest. Ja, tere. Mida te pakute siis sel nädalal? Me teeme 2 erinevat menüüd. Meil on tavamenüü, terve õhtussöök ja meil on degustmenüü. Degustmenüü on 6-käiguline menüü. Pakume austrit, lõhe tartari, foie gras, viskissupi ja hirvesisfileed. Selliseid asju ja nüüd tulite siia selle maiustusega liputama. Me võtsime väike kandeles, see on kõik meie restorani maitset. Kõik kokad on kokku pannud erilised menüüd ning mis kõige toredam, seda soodsama hinna eest kui muidu. Ma arvan 35-40% see on soodsamalt ja see on hea võimalus inimestele proovida neid restoranid, mis nad kunagi ei ole käinud või tahavad minna. Ma arvan, et praegu ei ole kõige parem aeg, aga inimesed on inimesed ja nad tahavad ikkagi pidu ja nad tahavad kuskil minna ja Covidi aeg on läbi. Ma arvan, see on tore, sest laud ja toit koguneb inimesi. Toit on olnud küll nii maitsve, et mõned taldrikud on tühjad, aga üks on jäänud. Mida ma siis siit veel proovida saan? See on profitrool või tuuletasku ja sisuks on kanamaksa-kreem, õunasiirup ja parmesanijuust. Õunasiirup ka niimoodi kanamaksaga koos. Imeline. Magus, soolane. Vaatame kohe, kui imeline see on. Tervenist vist suhu ei. Võib apsuga võtta. Pudeneb nagu talvel lund. See õun tõepoolest annab sellise magususe ja hapususe samal ajal. Nii on. See aitab maksa sükest võib-olla rasvasust või kreemisust natuke lõhkuda, et see hape ja magus. Isegi kui ei ole maksasõber, siis see maks siin maitseb küll väga hästi. Pudeneb ainult. Tallinna restoranide nädal toimub 1. novembrist 7. novembrini.